our this year New Year's Eve trip begins from here, Tapa Cemetery, and goes to Madeira and Tunis. Käbikruuga Dmitro, Alona ja Mariaga, kes hoolitsevad teist terve lennu vältel. Lennuaeg täna eeldatavalt 2 tundi ja 20 minutit. Lennuolude koha pealt nii palju, et enamus lennust on lennustatud suhteliselt rahulikul, natukene turbulentsi Amsterdami pool, aga siiski soovitan teil turva kinnitatuna hoida, kui te kabiinis ringi liigub. Inimesel on oma põllulapp ja siis paljud põllulapid on ka üle ujutatud, need on tumedamat värvi. Holland on ikka üle ujutatud. Väikse vahemaandamise ja edasi lendame Portosse. Nii, oleme värav D juures, aga meil on värav C-d vaja, see võib-olla on kuskil seal kaugel. On ikka suur lennujaam. Väike Pepsi maksab 4,5 eurot, võileib 6 eurot, pisike. Oleme Porto vanalinnas. Siin on huvitavaid majasid. Ukraina lipp ikka siin üleval. Dobro, že v Porto že stav. Porto jõe äärde jõudma, kus on need Portveini keldrid. Ja õhtuks olen Madeiras. Sabes donde está el museo. Aquí está Rio Grande. Ma nagu ostsin T-särgi ka selle silla pildiga, siis varsti hakkan käima sellega.
noh, mis koht see nüüd on siis? Külm on siin, eile oli samamoodi riides seal lumeses surnuaial ja siis ei olnud külm? Oli külm, aga siin on ka külm. Siin on ka külm, jah. Aga väga ilus on Porto. Tõesti kena. Täis kuu on ka, jah. Meie lend me peame hakkama vist tagasi liikuma juba. Jaa, varsti läheb meil lend. Pikalt ei ole enam aega. Kõik need portveinimajad on näha siin. Graham, Kopke, mis ei põle, Doos, Taylors, Sandemann, Kalem. Santa Lucia buss. Nii, kell on 11 ja maandume Madeiral siis. Lennurada paistab. Midagi valesti läheb, siis lendame puruks vastu mäe külge või upume vees. Ühtegi vaba Uberit ei ole. Oleks pidanud selle auto laenutuse kohe täna õhtuseks võtma siis. No jah, ei ole probleemi. Et see imelik lennujaam kuidagi minema ei saa, ühtegi bussi ei liigu siit. Pikk taksosaba vaikselt lüheneb. Tuleb nüüd taksosid küll. Väga stiilne hotell kivist ukse lengidega. Aga sündlik. Uus hommik, esimene meil siin Madeiral, võtab vastu sellise vaatega. See on nüüd Atlandi ookean siin. Ja kruiisilaevad siin sadamas, üks suurem kui teine. Hommikusöök on juba käimas. Kõik söövad. Kurki on. Muad, muna, pannikoogid. Nii, esimene öö siis selja taga pestana karton Madeira Hotel Resortis. Tuba oli palav, aga muidu oli mõnus magada, aga hommikusöök on väga rikkalik, issand millised puuviljad. Maitsev limonaad. Mingi limonaad, mis vist ei ole limonaad, ma kahtlustan. Siis on kõik võimalikke mingid mereanni kokteilid, värsked salatid, igal juhul väga lai valik. Ja milline vaade. Ja milline vaade, jah. Täna on siuke unekas peal, mul on vist koroona, aga noh, üritame nüüd kuskile minna, botaanikaaeda ja ühte lussi vaatama. On huvitav basseini puhastustehnoloogia. Meie hotelli ees on siis siuke pudelitest tehtud jõulupuu, mida kohalikud käivad pildistamas. Oleme siin Vuntšali rannapromenaadil nüüd. Saali rannapromenaadil. 12 kastanit on 3 eurot. 6
kuus on 2. Otsustasime, et jalutame botaanikaaeda. Et vaatasime, et kombopiletiga me lossi ja botaanikaaeda täna ei jõua, kuna hotellist sai hilja välja. Siis lähme vaatame botaanikaaia tänavale. Need peavad järgi tulema meile. Ta ikka väsitab ära siuksed järsud tõusud. Imelik puu hoiab siin mingeid pomme pea. Siuke pähe kukub, ega siis ei ole midagi enam. Jätkame tõusu. Kuhu nüüd minek? Valest väravast sisse, ei saa sisse, välja tuleb kui väravast sisse ei lasta. Oh, sa jopa kolla. Ilus on muidu küll siin, botaanikaaed ja kõik. La Familia tuleb järgi meid. Ja Familia tuleb järgi, jah, muud üle ei jää. Olemegi botaanikaaia muuseumis. See on siin igasuguseid huvitavaid korralle värke. Botaanikaias on siuke armastajate kobas, kuhu muidugi sisse ei lasta. Aga teisel pool on jälle suurepärane vaade Funkalile. Ja me tõesti, me oma lihase jõul ronisime 330 meetrit sealt mere äärest siia üles. Tunni või natuke rohkem ajaga. Võimas. Aga kuna me sinna Kästlisse, mis asub seal kuskil, ei oleks täna nagu nii väga jõudnud, siis oleme vedan botaanikaiast terve päeva. Kõige kuulsam osa sellest botaanikaiast on siis mitmevärviline siis lillepõld nii-öelda. Siin on siuke tiik, mis näeb välja nagu oleks plastmassist see kõik, aga kui siin katsuda, siis on ikka päris vesi siin all. See on siin aaloe ja õitseb. Ega seda ka just tihti ei näe, et aaloe õitseks. Plikk. Koopõrku. Siin aaloed õitsevad rikkalikult ja täitsa mõnus siin jalutada nende kaktuste all. Kõige suuremaid kaktusi me oleme näinud muidugi Arizona kõrbes. Oleme traditsioonilise Madeira maja juures.
No siin peab ju peldik olema siin majas põhimõtteliselt ju. Sütamajas või? No mitte sitamaja, aga kus nad situvad, siis peab olema peldik, noh. Kuskil kiri näitas ega siia. See maja on paras peldik siin. Sattunud sökke puu skulptuuride aeda või pigatud puude aeda. Mida kutsutakse tropiaariaks. Saab surma. Part. Päris. Siis ta läheb siin. Uputab ära ennast. Nüüd. Ja täna päev otsalist peab. Üks. Näed. Surnud. Kuitu. Nüüd ta ei saa hingata. Ma olen päästanud ära. Ta on nagu huvitav meist. Sa vaata, seal on vee all on veel neid surnud juba. Lihtsalt vee all. Sektsioon siis Madeira endeemilistest ehk kohalikest taimedest, mida esineb ainult siin siis. Ei midagi erilist. Nii, ja nüüd lähme siis jala tagasi. Funikulööri raha võtsime kokku mingi 18 eurot. Botaanikaaia pilet oli alles pool aastat tagasi oli 6 eurot, nüüd on juba 7,50. Aga no võrreldes selle eilse 50 eurose taksosõiduga lennujaamast siia linna, siis on see ikkagi väike raha. Aga lihtsalt sealt lennujaamast kuidagi siia linna muidu ei saanud. Me olime seal mäe otsas, jah, nüüd on plaan kaubandusse minna. Ja homme peab auto laenutama. Siin on siuke ratastoolipood ja siin on üks huvitav ratastool ka siuke pehme ja Ikka kelipud siin. Oleme nüüd Funchali jalakäijate tänaval. On suur 15, mõni oli 7,50. konservipood. Loomad siin. Ja siin on mingi jumalateemaline siuke installatsioon. Jõuluturg meil siin. Savõi, jah. Ja meie kuusk siis on ka jelendama hakanud siin.
Mihkel jõudis koha, kus saab ülesande eest ka annetada. Ei hakanud. Kas vanamees tahab ka mängida? Külastame nüüd talunike turgu. Mercado dos Lavros. Vaatame, mis seal head on. Auto saamiseni on veel natuke aega. Ostsin siit ilusa siukse pleki. Kohalike käsitööliste poolt joonistatud. Ja ostsin tikitud särgi sellise ilusa. Tagurpidi. 21 eurot kokku. Tasus tulla. Ostsime nüüd siukse puuvilja. Et see avaneb nüüd 3-4 päeva pärast või. Ja siis saab sööma hakata see kapu ja siuke mõnus 15 eurot kilo oli see koda, muidu oli ka 30 eurot kilo saada veel sellist. Et okei. Väga huvitav. Miks? No kuidas me ära saame siis tagasi keerama või? Alla sõitma. Nii. Nii palju neid siin tuleb. Ja muudkui tuleb. Kus need kärud sinna üles saavad siis? Suurt pole näidki. Jah, oleks Priidu nüüd sünnipäeva saaksin pidada. Salatid välja ja õlled ja kõik ja Priidu saaks konjaki välja ja rahvas käiks mööda. Я бы хотела
Hadi götüre var götüre. Treppa ja pett üle, kus see meil oli, Brasiilias või? Üks on tõdu, jah. Kus see Minu meelest oli Laos, see kus see Laoses? Ja. See mööda sükast treppi kõndida. Ja sealt alt siis me sõitsime autoga siia ülesse. Seda õudset teed mööda. On siuke müstiline ruum ja müstiline käik. Veel üks müstiline kabel. Sul laessana elad kasvavad tagurpidi. Vasakpoolne liiklus kehtestatud sellel teelõigul, poleks osanud oodatagi. Tobogan run või? Tobogan run on see, jah. Piku Ruivo otsa ronimas. Oleme merepinnast kuskil 1600 meetri kõrgusel. See tee sealt on, mis teise mäe juurde viib, mis sealt läheb. See tee või? Sinna mäe otsa jõuda jube. Roni ja mägi lähemal ei tule. Müstiline maja siin mägedes, 39 aastal ehitatud. Aga kilomeetreid tuleb sükast teed mööda tassida kõik kraam kohale, sest siin ei ole tõesti ühtegi autoteed, ei tule siia. No siin müüakse katsust nänni ka, süüa ja suveniire. Kõik tuleb ju käsitsi siia kohale tuua, õudne. Aega nõudev ja tüütu protsess. Ja seal paistab see Tenerife kõrgem timm, 1800 meetrit. Meie oleme siin siuksel vaateplatvormil.
enam upub. Seda teed mööda me siia otsa siis ronisime. Ja tuleb siit ka tagasi minna. Madeira on tekkinud hiiglasuure vulkaani tagajärjel, mis tegutses 18 miljonit aastat tagasi ja ulatub Atlandi ookeani põhja 6 kilomeetri sügavusele, moodustades siin arhipelaagi, mis on 90 kilomeetrit lai. Sisuliselt me oleme ühe vulkaani nagu servas siis, mis on väga suur. Nii suur, et me ei saa arugi, kus see vulkaani see kraater oleks. Fred läheb nüüd oma teed teise mäe otsa. Mina lähen siis auto juurde tagasi, ka sinna on pikk tee. Siin on nagu tulekahju olnud. Kõik puud ära kuivanud. Käime natuke maad sinna väiksema mäe juurde minevat matkarada, aga kõike me täna ei jõua nagunii. 5,6 kilti on sinna. Kast mägi teed. Pole siin ühtegi ilusat puud enam järgi siin mäe vahel. Kõik on põlenud. Ja mingid puud, mingi saemes kuskil saagis. Viimast vist. Hakkabki meid tänane mägimatka otsa saama. Siin on kohalik vaatamisväärsus, siis kohalik maja. No see on väga. Ja selle maja suurem variant ka. Restorani näol. Vaatamisväärsus, kuidas inimene teeb tööd. Kõik vahivad. Kõik vahivad. On täna külaline siin. Kassipukene. Väike siiamikene siniste silmadega. Täna oleme Pico de Areiro mäe otsa sõitnud. Ilm on täna udune.
sealt me tulime. Udu hakkab ka ära minema. Tee läheb eriti hirmsaks. Kohe siuke kuristik. Me oleme tükk maad allapoole tulnud. Tee tuleb pärast tagasi Karuniid. Ja nüüd lähme tunnelisse siis. Linnud, mida pole ennem näinud. Ja siit läheb siuke ilus lillepuudega ääristatud tee. Mis viib müstilisse kohta ehk sitamajja. Kõik on täis situtud. Kole. Nii, oleme siis jõudnud kuskile siia, kas nüüd päris keskele, aga siin on väga hea tee. Ei lähe ei üles, ei alla ja kaugel paistab tunnel. Korraks vaatan maha jäetud rada, mis siit ka läheb, paralleelrada. Siin on mingid huvitavad rohelised kivikesed. Siis on näha kive, mis on siia peale pudenenud. No nii, rajale on ring peale tehtud. Pico Ruivo, Pico Areiro. Eile käisime Pico Ruivost kuni siiamaani, kus silt näitab Pico Areirosse 4,5 kilomeetrit. Täna tulime Pico Areiro poolt ja Pico Ruivo on nüüd selja taga. Aga sinna me ei lähe. Aga võib uhkusega öelda, et rada on läbitud. Kõrval on näha ka maha jäetud rada, aga sinna minna ei tohi. Ja nüüd ootab meid pikk tagasi tee suure ronimisega üle mäge tee. Vaikus. Loojunud, me oleme Funchali kohal kõrgel mägedes. Pikk tee on veel sõita hotellini. Mis ta siin näitab?
kus siin näeb, edes ei ela kedagi. Meie majutusasutus asub nüüd nii serva peal. Väga järsud teed. Hommikusöök, uus päev. Meie see imelik vili ei ole ikka veel valminud, mis pidi 3-4 päevaga valmima. Iga hommiku vaatame, kas on seemned lahti löönud või ei ole. Täna on suur apartment meil, õigemini suure maja teine korrus, 2 magamistoaga, 1 elutoaga ja 2 avara rõduga. Väga palju banaaniistandusi on siin. Ainult korja. Nii väike peatus ookeani ääres. Otsime ühte mahajäetud sadamat, aga me siin ei näe sellist. Mis sa leidsid, tomateid? No, kõik äär on täis, noh. Kõlbavad süüa, aga Mina ei tea. sul on kilekott. Mingi vist on, jah. Mahlased. Maitsvad tomatid. Väike shopping siin nime ilusa Kose juures, kus on Continente pood. Ja meil on niisugune täitsa uus auto, hübriid Mazda. Tee on sisse kukkunud. Peab üks meetrina taha tulema. Vaat ma ka ei saa aru. Nüüd pöörasime peateest kõrvale siia ühe mahajäetud maantee ja tunneli juurde. Peaks üks mahajäetud asutus olema, mida peaks huvitav uurida olema. Ja siin nii peidus see mahajäetud asutus meil ongi. Ookean on tohutu betoonmüüri purustanud siin. Soolane vesi on merekonteineril lihtsalt katuse pealt ära söövitanud. Või roostetanud, kuidas seda kutsuda. Õlilõhnaline tööriista kuur või siis. Urgas. Generaatori ruum. Mingi veepuhastussüsteem siin. On nii või? Ma arvan, see puhastab vett või kuidagi. Siis mingeid kalu siin kasvatati siis või? Nendes. Basseinides.
lapsi peab siia tooma. Millegipärast sihukestesse kohtadesse tekivad mingid imelikud nukud maha jäetud kohtadesse. Näe, siin on jälle nukk. Oleme siin garaažis. Siin on üks auto. Citroen. Ja aega siin rohkem ei olegi. Juhtpult inglise keeles. Varsti muutub see koht läbipääsmatuks, kui see tee nüüd siin peaks kokku kukkuma ookeani. Oleme mäe otsas. Issand jumal, siin on päris tulekahju nüüd. Mets põleb Mäenõlval. Päris kõvasti. Nüüd lahkun oma ilusast majast. Väga maitsud mandariinid on siin puu otsas. Meeste keele kartulipõllu üles. Lähme müütsik metsa. Nüüd oleme ekskavaatori juures. Ja ekskavaator on sükses võlumetsas, nagu selle koha nimi on. Siin on süksed linnukesed, mis meenutavad lihaseid on ja väga. Aga mitte päris. Mina kutsun neid lihasteks. Ta on natuke teist värvi. Maagiline vaade siis ookeanile. Nüüd ma olen siin mingi imelikus kohas ja otsin siis aaret. Aga siin ei paista teda olevat. Kuidas ma siit minema saan? Ei tea. Peaks tulema siia. No, võid ju proovida. Et vist sai aare leitud. Siin on mingi puutükk väga ebaloomulikult. Palju trakablase sees olema, aga isegi logiraamat on täis. Kuhu kirjutada kõik, see on nii populaarne. Siia ei tahaks ka ühtegi trakablast panna. Ei tahaks, sest kõik on kaduma läinud. kõik on kaduma läinud. Kus linnas me nüüd oleme? Porto Moniz. See on nüüd kõige lääne- ja põhjapoolsem tipp saarest. Pole nagu näinudki, kuidas papaiad kasvavad. Jõuke väike rohttaim ja sellised võimsad viljad küljes.
täna on siis 31. detsember, aasta viimane päev. Õhtul sõidame Munkalisse maailmakuulsat ilutulestikku vaatama. Kuidagi vähe on neid entusiaste, kes sinna ujuvad. Ookeani vesi on nii sinine. Lihtsalt ujuvad siin vahel. Ja saaks ka tasuta vette. Kalad, siin silgud. Nüüd oleme ühes kohas, kuhu turiste väga ei tood, aga lihtsalt on ilus vaade sellele linnale, kus me olime. Kõigest 5 minuti autosõidu kaugusel. Ja palju jala oleks tulnud siis? Jala oleks päevatöö. On päris suur mets on maha põlenud. Suur tulekahju olnud siin. Üsna hiljuti. Kellegi autonumbermärk on põlenud. Jälle üks koht, kus kõik armastavad vaatamas käia. Siin on see ookean nagu seebiveeneb, vahutab jubedalt, kus seal all rannas oleks hea jalutada. Noh, ja siin on siuke tuletorn siis. Ja veel mõni tund on aega aastavahetus, see on Eestis juba mingi tunni aja pärast. Aga see vili, mis pidi avanema 4 päeva jooksul, ikka ei ole avanenud. Sööme siin, sööme joome. Tuba on seekord väike. Ja kallis. Väga kallis. Varsti lähme saluti vaatama. Madeiral kuulatakse ka siis Eesti hümni siin peale presidendi kõnet. Aga meil on veel 2 tundi aega. Mõtleme, meil on tund aega minna sinna keskväljakuni, kus salut toimub ja siis tund aega on veel juua. Uus aasta hakkab tunni aja pärast pihta ja meie vili avaneb siin juba. Peab võtma siit kahvliga niimoodi. Kõik kohad on autosid täis pargitud. Et selline meie ilutulestiku tander siis välja nägema hakkab. No vaatame. Eesti keel. Siin on vaatepunkt Funchaalile ja siin on nii palju rahvast vaatamas. See on ka siin taga.
raisk. Tõesti on võimas. Ebareaalne. Tõeliselt võimas. Kõik sekundi pealt. Politsei mingi seda. Ilus. Kusjuures ka seal pole ju. Võimas. Vabandage noortest, kas teie ka filmite siin neid skoope? Tõsiselt võimas, jah. Ma ei ole tõesti sellist näinud. Kõik seisavad tõesti ees. Isegi Sri Lankal ei olnud nii võimas. Ei olnud, tõesti võimas.
Miilitsa autot siin ees ja mul on siin sampuse poole käes ja ma ei taha selle pealt mööda minna, ootame hakkab ära. Miilitsa tuleb kohe minema ja siis läheb. No vedas. aasta käes ja meie vili on avanenud. Saab vaikselt sööma hakata, täpselt aastavahetuseks avaks. Tulime, et vaadata üht maailma kõrgeimat järsku kaljut. Aga siin on siuke udu, et polegi nagu vaadata midagi. Funkali lennujaama taga on üks mahajäetud hotell, mis jäi lennujaama laiendusele jalgu ja siis osaliselt lammutati ära. Püsti on jäänud bassein ja mõned hooned. Paksust klaasist aknad siin basseinil olnud. Siin on päris müstilised käigud. Siit läheb veel edasi. Üleval on päris õudne olla tegelikult. Tuul on tugev. Nii, nüüd ma olen ülemisel pedestaalil siin vettehüppetornis, see on ikka päris kõhe siit alla vaadata tegelikult. Inimesed need siit alla pidid hüppama ja julged mehed, naised. Meie apartment Puerto Cruisis. Banaanid ei ole valmis, kuigi neid tohiks süüa, kui nad oleks valmis. Auto sai kohe maja ette, päris suur parkla kohe.
käes on nüüd pool eelviimasest päevast. Pool sellest kulus, kuna Tele2 tõstis 20 korda interneti hinda ja ei lasknud välja helistada, siis pidime kohaliku SIM-kaardi ostma, aga seda oli raske leida jälle esindust. Aga nüüd saime interneti jälle tagasi. Muidu 40 eurot gigabaiti eest on natuke palju internetist maksta, ikka nagu Eestis ta maksab. Aga nüüd teise poole päevas siis otsime aarteid siukestel matkaradadel, nagu siin näha on. Väga huvitav matkarada siukse veekanali kõrval. Ei olegi. Ikka on. Granaadid. Suitsupommid. Mingid peened tõenäoliselt. Meie muru munamoodi küll. See on Madeira, siis idapoolne tipp põhjas, põhja-ida tipp. Et leidsime aarde ja aarde juures läks tagasi siuke autotee. See on palju mõnusam käia, kui see mägine ronimistee, sedasi lähme tagasi. Ma mõtlesin, sa nagu otsid teed. Siuke karm tee siit üle aia saamiseks. Keegi on keset metsa siukse aia teinud. Kuhu ma nüüd lähen? Võimalik, et me oleme kellegi pühal territooriumil, aga see on ainus tee, mis meil alla viib siit. Reed on muidugi püha viha täis, et me siin üle aedade ronima peame. Kes sürrealistlik koht, siin uksed vedelevad tee ääres ja kummaline tee. Ja olemegi tagasi. Nüüd lähme soppama. Väike pilk siis kohalikule surnuaiale. Puili on jälle siin koort natuke heitnud ja siis avaneb siin maitse on see viljaliha. Natuke apukas, aga samas mesimagus. Kui maitse. Viimane päev Madeiral. Jälle venelased siin käisid vaatamas. Vaateplatvormil. Äkki see on siin kopterite maandumisplats ja üks kopter äkki tuleb. Oleme nüüd siukses müstilises metsas. On siuke imelik lõhn on. Ei tea täpselt, mis puud need on, aga väga tugeva lõhnaga on nad küll. Enamus on koju läinud, aga meid siin
nurga taga on tegelikult päris palju veel valgeid. Sattusime siin Äärelinna tänavale ja on ikka elamusi, siin on ikka elamuid. Mis tegelikult on rohkem nagu prügimägi, aga